Rõõm olla siin Tartus. Tartu on väga südamelähedane koht mulle ja mõtlesin, et jagan teiega Viljandi pärimusmuusikafestivali kogemust, et meil ei ole absoluutseid tõdesid ja tähtsaid teooriad, me lihtsalt räägime, mis me oleme teinud ja võib-olla te leiate selle enda jaoks kasuliku ja oskate seda teadmist kuidagi siis enda töös kasutada. Ja paneme siis esimese slaidi, et mis see Viljandi pärimusmuusikafestival tänapäeval on siis, et kõige tähtsam ongi ju see iva, mis võiks muutuda rahvusvaheliseks või pakkuda rahvusvahelist huvi. Et meie puhul on siis need numbrid sellised: 4 päeva, 130 kontserti, 800 esinejat, 250 vabatahtlikku ja 25 000 külastajat. Ja sel aastal toimub 23–26 juuli ja festivali teema on kokkumäng. Et Eesti pärimusmuusikakeskus, mille juhataja ma olen, korraldab seda festivali ja põhimõtteliselt on see pool meie tegevuste mahust, on see festival. Ja, et kui me tahame rääkida rahvusvahelisust, ma ütlen siis keeruline sõna, rahvusvahelistumine, RV, mul on lihtsam, RV. Et siis tegelikult kõik algas 30 aastat tagasi, kui hakati õpetama pärimusmuusikat Viljandi Kultuuriakadeemias ja tegelikult see saigi alguse siis tänu selle rahvusvahelistumise kogemusele. Et kutsuti siis õppejõud Soomest, Rootsist. Kõik need Põhjamaad tundusid siis väga põnevad ja pärimusmuusika nendes riikides tundus olevat väga kõrgele arenenud ja hea mõte oli kutsuda sealt õpetajaid, kes siis tulid Viljandisse ja hakkasid seda eriala arendama. Ja need esimesed tudengid käisid siis välismaal, eelkõige Rootsis Faluni festivalil, nägid, et kui vingelt on võimalik seda muusikat siis rahvale pakkuda ja kui hästi palju mängijaid seal on ja kui loomulik osa see ühiskonnast on pärimusmuusika. Ja nad tahtsid seda kõike ka. Nad tahtsid, et Eestis oleks ka niimoodi. Sellepärast ma ütlengi, et meie jaoks ei ole rahvusvahelistumine kunagi olnud eesmärk omaette. See on olnud lihtsalt vahend, kuidas oma põhieesmärki, milleks on pärimusmuusika muutmine tänapäeva inimeste igapäeva elu tavaosaks, et me võtaksime seda kui normaalset asja ja see annaks meile inspiratsiooni, jõudu, et seda saavutada. Kõige parem viis selleks ongi korraldada üks festival ja kuidas seda festivali teha, kutsuda inspireerivaid esinejaid välismaalt, et kui Eesti inimesed näevad need esinejad, siis nad hakkavad mõtlema, et vau, kui ikka see Iiri mees mängib nii hästi oma viiulit või vilepilli, siis ma tahan ka mängida sama hästi, aga kas on mõtet mängida Iiri muusikat? Sellepärast, et ilmselt ma ei jõua kunagi samale tasemele nagu see Iiri mängija, sest tema on sündinud sellesse kultuuri, et võib-olla oleks mõistlik mul enda muusikat uurida. Ja läbi selle positiivse kadeduse me tahame mõjutada publikut tegelema pärimusmuusikaga. Ja me olemegi seda teinud viimased 30 aastat koostöös Viljandi Kultuuriakadeemiaga, Eesti Rahvaluule arhiiviga ja bände valides mõtleme selle peale, et eriti just välismaa bände valides, et kui see bänd mängib, mida saalis inimene mõtleb, mida ta tunneb. Et me tahame, et ta tunneks seda, et kui äge bänd, et pärast kontserti ma tahan kindlasti rohkem selle bändi kohta teada, selle kultuuri kohta teada ja võib-olla ma tahan mingit pilli ise hakata ka mängima, võib-olla tahan minna tantsutuppa, mingit tantsu õppima või laulutuppa või otsida oma enda pärimuskultuuri kohta rohkem, et ta peaks tekitama sellist põnevust nagu edasi uurida. Et see on olnud see põhimõte, mille järgi me neid bände oleme valinud, see ei ole lihtsalt hea meelelahutus, vaid see on väga sihiteadlik töö. Ja keda siis on võimalik mõjutada, kõige noori inimesi, ja see on olnud ka viimased 30 aastat sama põhimõte, et me püüame meeldida noortele, püüame neid kutsuda, sellepärast, et nemad on need, kes võtavad selle muusika enda ellu ja õpetavad seda edasi ja inspireerivad ka teisi. Et me oleme loonud siis laagrite süsteemi, kus siis võtame noored juba päris väiksena enda juurde, õpetame neile seda muusikat ja pakume neile esinemisvõimalust pärimusmuusikafestivalil ja lõpuks nad jõuavad, võib-olla mõned neist jõuavad Kultuuriakadeemiasse ja muutuvad professionaalsemaks ja me üritame nende karjääri suunata, andes neile järjest suuremaid lavasid, järjest tähtsamaid esinemisi selleks, et mida professionaalsemad nad on, mida
paremini nad mängivad oma asja, mida eripärasemad nad on, seda paremini nad ka mõjuvad inimestele. Ja selles mõttes on loogiline see rahvusvahelistumine, et mingil hetkel jääb kindlasti see Eesti liiga väikseks nendele ansamblitele ja ongi vaja otsida esinemisvõimalust välismaalt, et head näited siis alates 2014. aastast, et kui koostöös siis festivaliga Maarja Nuut esines maailmamuusika messil Womex ja sealt edasi on siis nii Trad Attack kui Mari Kalkun ja Puuluup ja paljud teised saanud tuult tiibadesse ja on võimelised või siis nende karjäär on niimoodi kujunenud, et nad suudavad täielikult pühendada oma muusikale, nad ei tee mitte midagi muud. Ja see on ainult tänu sellele, et nad mängivad tõesti hästi palju, mitte ainult Eestis. Ja nii, milline on Eesti pärimusmuusika maine maailmas ja miks ta selline on? Et tahtsin rääkida sellest kogemusest, mida need välismaa artistid saavad, kui nad tulevad meie festivalil mängima. Et me tahame pakkuda, tegelikult kõikidele artistidele, kes tulevad meie festivalile, tahame pakkuda neile võimalikult head vastuvõttu, nad tunneksid ennast kodus. Me teeme kõik nende eest ära, ette taha anname neile eraldi bändisaatja ja et nad tunneksid ennast mugavalt, sest meie kontseptsioon on selline, et kui bänd tunneb ennast hästi, siis ta ka mängib hästi, siis tunneb ka publik ennast hästi ja publik annab tagasisidet bändile omakorda, et kui ägedad te olete. Ja kui nüüd, kui need bändid lähevad tagasi oma koduriik või järgmisele festivalile, siis nad ütlevad, et võt, üks minu karjääri kõige kihvtimaid kontserte oli Viljandi pärimusmuusika festivalil, siis selline tegevus, meil on 28. festival tulemas, on tekitanud sellise olukorra, et tõesti meid teatakse, sõna meie festivali headusest on jõudnud väga paljudeni. Aga nagu siin ka varem mainiti, et tuleb lihtsalt oma vagu ajada, seda me olemegi teinud, et seda ei saa niimoodi lihtsalt õhu pealt kokku rääkida. See on väikene uuring teile, et Positiumi abiga, et kui palju siis seda välismaa kontingenti meil festivalil on. Kokku on siis 25 000 külastajat ja sellest 17 000 turisti, 8 000 on siis kohalikud ja 25 000 siis kuskil 10% on välismaalased. Ja välismaalased on selles mõttes head, et nad ööbivad siis mitu päeva piirkonnas ja toovad piirkonnale siis majanduslikku kasu. Et sellepärast on mõistlik väliskülalisi meelitada piirkonda. Ja siin on näha, et me oleme teinud sellist sihipärast tööd väliskülastajate meelitamisega, et 2019. aastal on siis suurenenud see mitme päeva külastajad, välisturistid. Nii. Võtame edasi. Ja et kui ma rääkisin sellest Eesti pärimusmuusika rahvusvahelisest edust ja festivali maines, siis tegelikult meie huvi festivalina varem ei olnud kuidagi rahvusvaheliselt olla tähtis või tuntud. Me ei tegelenud sellega üldse, aga viimasel 2 aastal me hakanud tegelema sellepärast, et me leiame, et kui me kutsume väliskülastajaid meie festivalile, siis ka Eesti inimesed tunnevad, et see muusika on rohkem väärtuslik. Ja nad tulevad rohkem seda kuulama, nad hindavad seda rohkem ja millegipärast on see nii. Ühesõnaga, viimasel 2 aastal oleme siis EAS-i abiga teinud päris mitmeid tegevusi Soomes, Rootsis ja Lätis. Ja selle tegevuse võib-olla see iva on see, et sul peabki see väga hea asi olema, mida siis müüa või millest rääkida. Et sul peab see iva olema ikka nii tugev, see kultuurifenomen, millele sa teed seda turundust või millest sa räägid. Et meie puhul, meie pärimusmuusika ongi väga eriline ja ma arvan, et meie kõigi ülesanne siin ruumis peabki olema muuta siis, ma ei tea, millega te kõik tegelete, aga see oma asi väga eriliseks, väga eripäraseks, väga kvaliteetseks, väga professionaalseks, selleks, et teil oleks midagi, mida teistega jagada, mida teistele õppida, mida teistele pakkuda, et see peab olema vastastikune protsess, ja siin on üks mõttetera, et ei saa oodata, et rahvusvahelist edu, kui sa ei ole Eestis kodus väga hea ja tuntud, et sa pead ikkagi oma publiku siin ära võitma.
ja siis on alles võimalik edasi minna. Ja muidugi see kogukonna hoidmine ja see networking, et see võtab tõesti aastaid aega ja see on nii-öelda rahvusvahelistumise kindlasti üks väga tähtis eeldus. Nii, meie praktikat siis. Ole friik, siin mõeldakse seda, et julge olla erinev, julge ajada oma asja, sa ei pea liiga palju kompromisse tegema, et kellelegi meeldida. Ära kuula liiga palju teiste arvamusi, lihtsalt tee seda asja, mis sulle tundub nagu tähtis ja tee seda järjepidevalt. Me oleme teinud 28 aastat. Ja teaduspõhisus, siin mõeldakse siis seda, et me oleme toetunud Kultuuriakadeemiale, kus siis teadusliku meetodi alusel on siis seda pärimusmuusikat taas elustatud ja me võtame tööle inimesi, kes on oma valdkonna profid. Mina pärimusmuusikuna, ma ei tea turundusest mitte halli mõhkugi. Aga mul on siin Annika, kes on tõesti turundusproff ja tema on leidnud, et ta tahaks oma valdkonnaga tulla appi mulle. Ja niimoodi igas valdkonnas ja siis on võimalik edu saavutada. Aitäh!